kuidas sellest olukorrast välja võlub. Päris hea löök oli, aga Sahtel seal selle palli. Klaarivad selle nüüd Velkokad uuesti ja saab nüüd pall lahtiseks ja saab löök ka ja ei lähe üldse palju paremast väravapostist mööda. Proovivad nüüd pikaga ette ja Ignatiuse peale. Kas saab nüüd jooksu ka? Ignatiuse saab ja mida teeb ja lööb ära siin 30. minutil seisuks 1-1 ja suudab Tammeka duubel siin selle seisu viigistada. Chilen William Ignatius, vaatame. Tuleb pall ka Edmansoni peale, kas suudab säilitada päris hea puudeselt ja löök ka, aga Christopher Sahtel juhtohjad taas haarata või mitte. Salult päris terav pall värava peale, korralikult lükkab seal. Pall karistusalasse ka Reesal, et Salu seal. Pall kasti ja pall lõpetabki väravas. Ja pall lõpetabki väravas. Siin 54. minutil asub kohtumist 2-1 juhtima Tartu Tammeka U21 meeskond. Värava autoriks number 4 Mait Vaino. Meeskonna kapten ka ühtlasi. Vaatame kohe uuesti üle. Vasakult äärelt Reesar ja pall siiski Velkokate käes on, tuleb karistusalasse ka! Manucho ja milline tõrje praegu Christopher sinna alla nurka suundumas, aga otsustavalt ja nüüd jälle Manucho ja niidetakse maha ja kohtunik näitab penaltipunktile ja nüüd on siin Velkol 69. minutil kasutada 11 meetri karistuslöök. Imestab küll seal Christopher Sahtel, et mis nüüd juhtus, aga Manucho seal maas pikali on. Jah, vaatame nüüd. Ja vaatame. Manucho versus Sahtel. Ja oi, endine Levadia mees Manucho lööb siin 70. minutil selle penalti üle ja küll on rõõmustada nüüd Christopher Sahtil. Lasi seal looma välja. Pall karistusalasse ja värav! Ja suudab Velko nüüd siin viigistada. Suudab Velko nüüd siin 84. minutil seisu viigistada. Ja Velko sai kätte nüüd selle, mida nad on pikka aega otsinud. Velko nüüd sai kätte selle, mida on pikka aega otsitud. Kohe teeme kindlasti ka värava autori. Vasakult äärelt päris hea pall sealt Richard Reesaare poolt. Suudab veel säilitada ja värava alla ka, aga ja kohtumine on lõppenud siin Tartu Coop staadionil. Esiliiga 3. koha on endale kinnistanud Tartu Velko meeskond. Esimesel poolajal lõppes seis 1-1-ga. Meieni jõudnud nüüd Tammeka U21 äärekaitse Maaris Vister. Räägi, kuidas tänase mängu oma sõnudega kokku võtad? Mäng oli võitluslik, kerge ei olnud, ma arvan, et kummalgi osalpoolel ja oli võimalusi, oli kaarte, oli kõike, et ma usun, et rahvas tuli ja sai, mis tahtis. Tegelikult saite ju terve kohtumise vältel Velkole vastu ja eks teile aitas kindlasti kaasa see ka, et Manucho selle penalti seal eksis, aga mis selle viigi siis täna teile nii-öelda tõi? Võib-olla viigi tõi see, et oleks pidanud esimesel poolajal oma nii-öelda kindlad võimalused ära lööma ja seejärel siis nii-öelda oleks saanud seda mängu kuidagi oma kätesse rohkem võtta, aga täna 2-2 ja nii on. Viimane mäng teil nüüd FC Tallinnaga, aga mis sa ütleksid, on tänasest mängust sinna midagi kaasa ka võtta? Ja kindlasti seda võitluslikku mängu, mis me siit ja enesekindlust, et poisid, kutid tähendab, mängisid väga hästi ja ei saa kurta. Sina küll oled ka esindusmeeskonna eest palju mänginud, aga räägi, mis tunne on ikka mängida sellises meeskonnas, kui tead, et
järgmine hooaeg mängite esiliiga B-s. Kuidas see nii-öelda mängu mõjutab sinu vaatevinklist? Ei mõjuta sugugi, et igale mängule tuleb keskenduda vastavalt vastasele ja mängida 100% vahelt ei ole, mis seisud meil on eelnevalt ja mis seisud on nagu eespool, et tuleb mängida mäng nii-öelda ära rahulikult. Olgu, aitäh sulle, Marius! Meieni nüüd jõudmas Tartu Velko keskkaitsja Romet Salu. Palju õnne esmalt 3. koha puhul, aga mis need esmased emotsioonid siis pärast ajaloolist medalit on? Positiivsed, et muidugi hooaja alguses olid ju plaanid ikkagi Premium-liiga koha peale mängida, et sellega me nii-öelda hakkama ei saanud küll, aga ma arvan, et selle miinimumi täitsime ära, et olime poodiumil. Kuidas sa selle tänase kohtumise oma sõnade kokku võtad, et tegelikult ju Tammeka osutas teile päris head ja südi vastupanu, et millega te lõpuks nad ära murdsite? Ega ära ei murdnudki lõpuks, et 2-2 jäi, et noh, neil ju päris palju oli seda Premium-liiga kogemust all see täna, et korralik siuke derbi oli, et ma ei tea, minu arust oli täitsa nauditav, ma arvan ka fännidele ja üldse publikule. Kui palju sinu hinnangul see Manucho eksitud penalti seda kohtumise kulgu muutis, kui üldse? Ei, et eks me oleks niikuinii edasi pannud sealt, et 3 punkti tahad ju ikka päeva lõpuks on ju. Aga eks asju juhtub ikka, et Manu on hea ründaja meil, et tegelikult ta on võimeline hästi palju väravaid lööma. Noh, täna küll viik, aga mis selle nii-öelda viigi siis Maia tõi ikkagi teie poole pealt? Mark-William Mugra, rohkem pole vaja öelda. 2 väravat räägib enda eest, jah? Jah, et ta on terve hooaeg on väga hea olnud, et ma ei tea, müts maha meie eest lihtsalt. Viimane mäng teil nüüd Tallinna Flora U21-ga ja saate Jaanus Reiteli ilusti pronksmedaliga ära saate, jah? Jah, et tahaks ka võiduga ikkagi, et kaotama ei lähe ju. Oi. Okei, jah. Tundub, et saate hea emotsiooni pealt edasi minna. Jah, et kindlasti tahame Jaanusele nii-öelda selle ärasaatmiskingi veel teha, et võtame Floraga ära. Olgu, aga aitäh sulle!